Tere, kallid vaatajad! Tere tulemast saatesse Miks Iisrael, kus me arutame erinevaid Iisraeliga seotud teemasid ja soovime süvitsi mõista, mis on olnud Jumala plaan selle rahvaga, piirkonnaga, kogu maailmaga, mis toimub pealkirjade taga ja kuidas üks kristlane peaks sellesse suhtuma. Mul on täna taaskord ees õigus olla otse ühenduses Jeruusalemmaga ja tervitada oma erilist saatekülalist Ants Seilerit. Tere, Ants! Tere! Ants, aitäh, et sa leidsid aega ja võimalust minuga vestelda. Minu ees on palju ekraane, sinu ees kindlasti ka. Võib-olla ma paluksin alguseks, et sa lihtsalt tutvustad ennast ja räägid, kes sa oled, millega sa tegeled ja kuidas sinu teekond Iisraeli viis? No, keegi kunagi ütles, et kõik ausalt ära rääkida, et siis peaks alustama kuskilt. Aga et põhimõtteliselt ma olen tallinlane, sündinud Tallinnas, käinud Tallinna teises keskkoolis, tänases reaalkoolis. Ja isa oli siis nii-öelda võidusõitja ja vormeliautode ehitaja ja see oli see tee, kus ma siis ka nagu oleks pidanud minema või sinnapoole ma igal juhul tüürisin. Ja ütleme, esimesed 20 aastat kulusid umbes niimoodi ja aasta oli vist 88, kui ma olin õppimas tipis masinaehitust. Ja olin sellise huvitava klubi nagu Aateos liige, mis siis oli Jumala eitajate klubi nii-öelda. Aga selles Jumala eitajate klubis oli siuke huvitav asi, et sinna toodi selliseid tegelasi, kes siis rääkisid ka vaimsetest asjadest nii-öelda ja vaimsed asjad olid, ei olnud nagu ütleme siis nagu sellised vaimsed asjad, mida kirikus või koguduses õpetatakse, vaid pigem nagu, et selgelt nägemine ja asjade liigutamine ja pigem sükest para laadi. Ja seal oli siis loenguid aga ühes loengus siis üks tegelane ütles, et et Tallinnas on siukene väga ohtlik kamp ja nad on nagu paramafia. Et nad on võtnud taeva enda valdusesse ja et keegi ei pääse läbi. Mind hakkas asi väga huvitama, et mis värk see on ja see ütles, et vaat see on elusõna. Ja siis hakkas see mind veel rohkem huvitama, sest ma juba teadsin sellest elusõna nagu kurikuulsast nii-öelda taustast natukene. Aga ütleme, et kuna nad ehmatasid ikkagi inimesi üsnagi ära sellega, et mis seal kõik juhtub ja umbes, et seal inimesed viiakse transsi või pannakse käed nende peale ja kukuvad maha, mõned saavad terveks. Igasugu kahtlaseid asju juhtub, aga mis ta nagu kõige lõpuks ütles, või tähendab see, mis ta mainis, et keegi ei pääse läbi, et ma sain aru, et neil on rohkem jõudu kui nendel teistel, nii-öelda, kes seal meile tulid rääkima. Ja mind hakkas nagu asi tõsiselt huvitama ja see 88 oligi selline tormiline, et 88 kuskil, ma arvan, novembris siis Jumal kohtas mind ühel Tallinna tänaval. Ja sellise küsimuse või mõttega, et Jumal on olemas. Ja mõtlesin, et see on, mis mõttes, Jumalat ju ei ole olemas, et selline korralik nõukogudeaegne evolutsiooniteooria oli selle pildi nii-öelda korralikult ära pühkinud. Aga või tähendab igal juhul, ma sain aru, et võib olla, et on mingi kõrgem võim, aga ma ei seostanud seda kuidagi siis nii-öelda selle Jumalaga, keda siis nagu, kellest Piibel räägib. Aga ja see muidugi oli natukene üldse selline, et see Piibel oli sükene nagu kuri raamat tol hetkel minu jaoks, mida oli võib-olla ohtlik natuke vaadata. Kuna me õppisime masinate ehitamist ja masinate ehitamisega on niimoodi, et need peavad olema väga täpselt ehitatud, et neid sa ei saa nagu suvaliselt teha või mingit tala kuskile seina panna, et ta oma raskuse alla ei kuku. Et ma mõtlesin, et see universum on niivõrd hästi tehtud, et miski ei sõida üksteisele otsa ja kõik nagu toimib, et seal on väike võimalus, väike potentsiaal, et on olemas üks olend, kes selle kõik on teinud, aga ega tal minuga kindlasti mingit pistmist ei ole. Ja selle mõttega püüdsingi siis edasi elada.
aga see huvitav oli see, et täpselt selles samas kohas, seal on selline liivalaia rauapõik, kust ma pidin mööda minema mingitel teatud põhjustel. Selles samas kohas tuli mu juurde mõned nädalad hiljem, seal oli selline Kiievi pood ja sellepärast, miks ma seda nagu nii üksikasjalikult püüan nagu kirjeldada, on see, et Jumal on väga isiklik Jumal. Või see selgus hiljem. Seal samas Kiievi poe ees tuli mu juurde üks nooremat sorti naisterahvas ja kinkis mulle väikse sellise kleepsu, mis oli tol hetkel väga populaarsed, et Jeesus armastab sind. Ja ma mõtlesin, tere agitaator, et sind oli mul just nüüd tänasel päeval väga tarvis. Aga ma nägin, et ta silmis, et ta oli hästi siiras. Ja ta oli päris täiesti selline normaalne, hästi siiras ja minu jaoks oli selline nii-öelda see usklike kuvand jäänud natuke selline nagu Viimsase reliikvias sellised tegelased, kes on nii-öelda kõik paremad osad on ära lõigatud. Et selline nagu, et mina ei tahaks küll sellega kuidagi tegemist teha. Aga kui ta veel ütles, et ta on elu sõnast, vaat see pani selle asjale veel nagu ütleme täpi i peale, et vaat see tegi selle asja nagu eriti huvitavaks ja mingisuguse kuu pärast kuna me jäime suhtlema, siis ta suutis mind sinna koosolekule kaasa võtta ja see oli see koht, kus ma nägin nii-öelda Jumala väge ja kogesin Jumala väge olemata usklik või olles nii-öelda hea ateist. Aga mis on jah, selle juures nagu see oluline asi, et see juhtis nagu edasi, nii-öelda see juhtis edasi ja see lugu läks väga huvitavalt, et ma sain aru, et nüüd kui Jumalaga nii-öelda tuleb asju ajada, et siis tuleb nagu kuidagi pühaks saada. Ja siis proovisin ja katsetasin, aga see kuidagi ei õnnestunud, igal juhul paar kuud oli aega läinud ja see oli siis aasta 88 lõpp ja 89 algus. Ja see nii-öelda aastavahetus oli suhteliselt tormiline ja kui ma sellest kõigest hakkasin siis nagu ütleme kainenema seal, siis ma sain aru, et nagu see ise õigeks hakkamine nagu eriti ei toimi. Ja siis olid nii-öelda evangeelsed koosolekud Tallinnas Tuletõrjemajas ja sinna ma siis ennast vedasin teadmisega või veendumusega nii-öelda, et ma pean selle saama, mis neil on, teadmata isegi, mis see pärit täpselt on ja mis see endaga kaasa toob. Aga põhimõtteliselt sinna see läks ja sinna ma siis ka läksin ja imekombel seal oma nii-öelda selle päästmispalve siis nagu tegin ja mõtlesin, et mis nüüd nagu juhtus ja midagi nagu otseselt ei juhtunud. Ma nüüd nagu jätan hästi palju üksikasju ära, sest et kuna kõik on nagu nende üksikasjade peal. Aga mis juhtus oli see, et ma nagu kogesin, et tegelikult see maailm oli nagu muutunud teiseks. Ja teistsuguseks minu jaoks ja just minu sees nii-öelda, et minu sisemine maailm oli muutunud teistsuguseks. Okei, väga huvitav. Aga kuidas ikkagi sinu tee, nagu, kuidas sa Iisraeli sattusid? Et ma saan, sul on praegu vist ütle ise, kui kaua te olete elanud seal ja töötanud, et... No selles mõttes, et Iisraelisse me tulime aastal 2008 ja ütleme, sellel peab rääkima nagu väikse eelloo. Et kuna need lood nagu põimuvad või on peaaegu nagu ütleme teatud mõttes nagu paralleelsed, siis ütleme see nii-öelda TPI ja see autonduse lugu nagu teatud hetkel nagu peatus ja vahetus nii-öelda televisioonilooga. Ja televisioonilooga see vahetus niimoodi, et aastal 88 külastas Eestit selline Jumala sulane nagu Billy Primm ja tema see koosolek seal salvestati nii-öelda. Ja mina sellel koosolekul nii-öelda ei olnud, aga ma nägin seda salvestust hiljem. Ja nüüd seda salvestust nähes, ma äkki kuidagi, see oli siis 89 juba või midagi, et seda salvestust nähes ma äkki nagu mõistsin, et vau, et kui seda poleks tehtud, siis see kõik oleks jäänud ainult sinna või nendele inimestele, isegi nemad enam ei mäleta mingil hetkel sellest. Ja see oli niivõrd võimas Jumala nii-öelda sõna ja ligiolu sellel hetkel ja selline, ütleme, usku täis selline hetk ja see, mõtlesin, et aga see on ju see, mida tegelikult peaks inimesed kuulma või nägema või teada saama. Mõtlesin, et ega teisi variante ei ole, aga et Eesti televisioon, et sinna tuleb kuidagi saada ja põhimõtteliselt aastal 90 ma alustasin õpinguid Tallinna Polütehnikumis siis teleraadio side erialal ja see sai lõpetatud siis 93. Et siis aastal 97 ma proovisin siis tööle saada Eesti televisiooni
ja see ka õnnestus ja ma tahtsin saada nii-öelda monteerijaks, aga monteerija kohta parasjagu polnud. Ja siis võeti mind nii-öelda operaatori assistendiks ja siis ma töötasin 10 aastat Eesti Televisioonis operaatorina. Viimased aastad siis nii-öelda nende kuidas need siis nimetataksegi kiriku ülekannete nagu juhtoperaatorina ja selline saade oli Eesti Televisioonis nagu Ajalik ja ajatu. Olin ka selle operaator, mis on siis nii-öelda kristliku haridusliku sisuga saade. Aga aasta oli siis 2007 ja huvitaval kombel nii-öelda Jumala sõna hakkas tulema nii mulle kui abikaasale nagu Iisraeli suhtes. See ei olnud nagu meie esimene kokkupuude selles mõttes, et me olime suhteliselt informeeritud ka juba Tartus olles ja selline nagu Iisraeli õpetus hakkas ütleme sellistes vabakoguduslikes ringkondades nagu levima ja et selles mõttes, et nagu see Iisraeli teema ei olnud võõras, aga Eesti Televisioonis olles ja töötades siis põhimõtteliselt see jäi natuke nagu tagaplaanile, aga oli seal nagu olemas kogu aeg. Aga siis oli aasta oli 2007 ja abikaasa Monika tuleb siis reisilt Iisraelis ja ütleb, et tead, et me peame kolima Iisraelisse. Ma mõtlesin, no tore lugu küll, aga no mis ma teen seal, eks. See oli siis 2007 kevad ja ma ei öelnud midagi, mõtlesin, et äkki Jumal on teda vahepeal kohanud või kõnetanud ja mida ta ka oli, eks ju, aga mina nagu seda nagu kohta ei näinud seal tol hetkel. Ja siis oli 2007 talv, sügis ja ma salvestasin ühte saadet Soomes ja tulen sealt Soomest siis nagu tagasi. Ja imelikul kombel nii-öelda üldiselt ma olen suhteliselt terve, aga jäin haigeks, eks. Ja nii-öelda kodus haige olles kõrge palavikuga 39,5 midagi ja äkitselt Jumala vaim tuleb ja külastab mind. Ja see oli selline külastus, mis oli nagu, mul ei ole sellist külastust varem olnud, see oli väga personaalne külastus ja olles, ütleme, 18 aastat usklik nii-öelda et sa juba tead, kui kes sind külastab, eks ju, et sa tead, kui Jumal sind külastab või midagi muud. Aga see külastus oli selline, et Jumala ligialu hakkas täitma ruumi ja sa saad aru, et keegi olend on ruumis. Ja siis ta küsis, et mis sa arvad minna elama Iisraeli? Ja mõtlesin, et see on väga huvitav külastus ja väga huvitav küsimus, aga ma ei osanud nagu tol hetkel sellega nagu mitte midagi peale hakata. Ja üks asi, mis ma mõtlesin, et kui see on Jumal, siis ta teeb selle asja ära nii-öelda. Ja kuidas ta seda siis tegi, oli see, et kuna me tegin ühte saadet Soomes, siis ka Soome TV7-le, siis Soome TV7 tol hetkel korraldas sellise koolituspäeva 8. detsember 2007 ja mõtlesin, et ma ka siis lähen sinna nii-öelda. Läksin ka siis kohale, kedagi ma sealt eriti ei tundnud või põhimõtteliselt ei tundnudki ja tuleb siis esimesel kohvipausil nii-öelda Martti Ojaares TV7 siis alustaja ja ta küsib, et sa oled see Eesti mees ja ma ütlesin, jaa, ma olen see Eesti mees ja ta hakkas siis nagu rääkima, et kuidas Jumal on TV7 alustanud, millisel imelisel moel ja meie vestlus oli ütleme 3-5 minutit ja siis ta äkitselt tema nagu näojume muutub kuidagi, ta tardub ja küsib, et aga mis sa arvad Iisraelist? Või vabandust, küsib, et mis sa arvad Jeruusalemmast? Ja ma siis nagu ei osanud mitte midagi arvata tol hetkel. Ja siis ta ütleb et me alustame tööd, et kas sa tahaksid minna? Esimene mõte, mis mulle tuli, et kuule, et sa ei tunne ju mind, eks ju, 3 minutit rääkinud või 5 maksimaalselt. Ja selles mõttes, et meie vestlus nagu seal katkeski, sest et siis oli Ulla Aurio Roihu oli tol hetkel peatoimetaja ja tema juba kutsus, et tulge kõik järgmisesse tundi ja siis läksid kõik sinna järgmisse tundi ja mina loomulikult oma mõtetes seal, et kuidas see kõik võiks nagu kokku joosta ja et mis nüüd nagu, mis see siis nüüd nagu tähendab. Ja mis siis juhtus oligi, et tuli sealt vasakust servast siis Martti nii-öelda sinna lavale ja ütles, küsis mikrofoni enda kätte ja ütles, et tead, nüüd me alustame siis tööd Jeruusalemmas ja et me oleme leidnud ka ühe mehe, kelle me sinna saadame nii-öelda. Et üks, kes räägib eesti, vene, soome ja vene, mis ta siis oli inglise keelt.
ja selle peale langes Jumala vaim niivõrd võimsalt kogu selle saali peale, et ma ei olnud kogenud seda sellist nii-öelda Jumala lähedal olu nendest nii-öelda elusõna koosolekutest peale seal Hiie tänaval aastal 88. Ja mõtlesin, et see on väga huvitav, et nüüd äkki tulebki minna nii-öelda, et need mitu asja hakkavad kuidagi nagu omavahel nagu kokku minema. Ja siis oligi, et järgmise aasta alguses 2008 siis Martti kirjutas või helistas ja ütles, et tulge vestlusele ja siis me läksime abikaasaga vestlusele ja siis me vestlesime ja siis nad olidki juba plaanisid meid juba saata nii-öelda. Et nii see nagu läks ja siis me tulimegi. Ma küsiks Ants sult sellise küsimuse, see on esiteks aitäh, et sa seda lugu jagad, et see lihtsalt see üleloomulik, mis sealt nagu kajab vastu, see on midagi nii erilist ja see on, ma usun, väga erakordne, et me saame seda salvestada. Et aga ma küsiks sult sellist asja, et sina ka, ütleme, sa olid Iisraelist midagi kuulnud enne ja ütleme, nagu sa ise varem kirjeldasid, et sa vaatasid neid juba nõukogude ajal mingit kajastust ja see oli kuidagi väga kummaline ja nagu see püüdis su pilku. Miks on Iisraelist üldse vaja rääkida kristlastele nagu, et mis siin nagu on, mida siia on peidetud, et miks peaks üks kristlane, kes elab Eestis või mis tahes riigis või maailma nurgas nagu üldse huvi tundma nagu selle paiga vastu sellisel viisil? No selles mõttes, et ma olen ise selle küsimuse üle palju nagu juurelnud või mõelnud aga ütleme, et üks asi on see, et me oleme kuidagi niivõrd kaugele läinud teatud originaalist. Ja see, et siin Iisraelis olles, ütleme, teatud asjad hakkavad jõudma kuidagi lähemale lihtsalt selle tõttu, et sa oled siin. Ja see fakt, eks ju, kuna sa ise oled ka Iisraelis elanud, siis sa tajud või tead seda, eks ju, et kui sa siin oled, siis nagu see olek hakkab nagu mõjutama teatud mõttes. Aga mis puutub nagu sellesse, kuidas ma ütlen, nagu arusaamisesse või, siis ma olen siin nagu seda lugenud, ütleme, Luuka evangeeliumi algusest, kus nii-öelda ingel tuleb siis Maarja ütleb eesti keeles, aga ütleme heebrea keeles siis Mirjami juurde ja ütleb talle, et kes see siis on, kes temast sünnib nii-öelda, et keda siis nimetatakse Jumala pojaks, ütleme, keda meie nimetame oma Kristuseks või Messiaks. No Messia ongi nii-öelda nagu see õige sõna, aga ta ütleb siin, et see on siis esimene peatükk ja Salmist 31. Ta ütleb, et ja vaata, sa saad käima peale ning tood ilmale poja ja paned temale nimeks Jeesus, ütleb eestikeelne piibel, aga tõenäoliselt see heebreakeelne nimi ei ole, sest et sellist nime heebreakeeles ei ole, et on siis, mis on selgunud Yeshua. Tema saab suur olema ja teda peab hüütama kõige kõrgema pojaks ja isand Jumal annab temale ta isa Taaveti aujärje ja tema valitseb igavesti Jaakobi soo üle ning tema kuningriigil ei ole otsa. Et mis see tähendab, et tema valitseb Jaakobi soo üle? Kes see Jaakobi sugu on, eks? Ütleme, et see, keda meie nimetame oma Kristuseks, on see, kes valitseb Jaakobi soo üle, aga Jaakobi sugu on 12 Iisraeli suguharu. Ja kas nad on siis nüüd parasjagu Iisraeli sellel praegusel territooriumil või kuskil mujal, kiri ütleb, et ingel tõi Jumalalt sõna, et ta valitseb nende üle ja ta on ikkagi nende kuningas edasi. Ja see, et on olnud teatud selline aeg, kus ütleme niimoodi öeldakse, et rahvastele on Jumal tulnud lähedale ja neid nii-öelda koolitanud või külastanud ja andnud neile oma õnnistuse ja oma sõna ja võitmise ja kõik, mis nendele rahvastele nii-öelda on antud, on olnud, ütleme, see on olnud väga hea meile, ütleme ju niimoodi. Aga see algne ei ole kuhugi kadunud. Mulle lihtsalt tundub, et see on vaikselt tagasi pöördumas ka nii-öelda nende poole. Ja kui sa küsid, siis ütleme, et mina kogen, et Iisraelis on praegu selline, ütleme, vaimulik nagu, kuidas ma ütlen, nagu tundmus või äratundmine nagu oli Eestis mingitel 90-ndate alguses või enne seda. Et asi on nagu hakkamas
sest et Iisraeli või iisraellaste süda on väga kõva. Ja see on olnud väga-väga kõva ja sellel on olnud ka teatud põhjus, aga ma tunnen, kuidas see pehmeneb. Seda on nagu ühiskonnas tunda, kuna Iisraeli ühiskond on väga ühtne. Siin kui üks sureb, siis põhimõtteliselt ta kõik leinavad. Siin ei ole niimoodi, et okei, see mind ei huvita või see. Siin on niimoodi, et kui on, ma ise ei ole nendel nii-öelda matuseteenistustel käinud, abikaasa on käinud, et kõik nutavad. Selles mõttes, et kui keegi lahkub, siis on, ütleme, et see on nagu rahvuslik lein. Ja selles mõttes see situatsioon on pisut teistmoodi. Aga see südame nii-öelda pehmus on nagu, kuidas ma ütlen, et Jumal on seda nagu pehmendamas ja tulemas samas ka lähemale, kuna see atmosfäär siin ka Jeruusalemmas on muutunud. Me oleme 18 aastat elanud siin Jeruusalemmas ja me oleme kogenud seda, et kui me tulime, siis see oli selline õudne, ütleks nagu pime ja selline nagu koht, kus oli nagu mingi eraldatud või nurgatagune kuskil, aga tänasel hetkel see särab. Ja selles mõttes, et sellest on nagu suur rõõm, kunagi kutsuti nii-öelda seda tornkraanat, kutsuti nagu Iisraeli rahvuslinnuks nii-öelda, et nüüd umbes, et rahvuslinnud on tagasi, sest Jeruusalemm on, ütleme, kraanasid täis. Ja me loeme neid kirjakohti et Jumal, laulame laule, et Jeruusalemma issand ehitab või kuidas see laul käib, aga põhimõtteliselt see juhtubki ja see on siin reaalselt meie ajal ja meie silme all. Ants, mida sa ütleksid ühele Eesti kristlisele vaatajale, kes kuulab sinu juttu ja tõesti see puudutab teda tegelikult, et midagi nagu liigutab selle peale ja me tajume ära, et Jumal on liikumas tegelikult, et Jumal on Iisraeli suhtes, mitte ainult Iisraeli taastanud, aga ta on Iisraelis liikumas. Mida sa ütleksid nagu ühele Eesti kristlasele, kuidas me saame kaasa töötada sellega, mida Jumal on tegemas? No kindlasti palvetada Iisraeli eest kui terviku või üldise eest, sest et ütleme, kõik vajavad eest palvet. Nii need, kes on tulnud Iisraelis, ütleme, oma messia tundmisele, kui ka need, kes veel ei ole tulnud, sest kiri ütleb, et kõik tulevad ühel hetkel. Aga tänasel hetkel ilmselt on nii palju väikseid asju, mida nagu abistada, siis mis puudutab just nagu palve näol, et katta neid asju palveid ja tuletada Jumalale meelde tema lepinguid ja tõotusi Iisraeli suhtes. Kui nüüd mõelda selle peale, et ma olen nüüd nagu kristlane ja Eestis, siis ma saan aru sellest, et see arusaamine tuleb mingil moel, aga võib ka mitte tulla. Sest et ütleme, kirik on olnud natukene ikkagi väga, võiks öelda, nagu eraldatud sellest algsest ja selline, ütleme, see suund on olnud nagu Rooma poole rohkem, aga see suund peaks olema põhimõtteliselt ikkagi nagu Jeruusalemma poole, kuna see kogudus, mille siis see Jeesus jättis siia maa peale, alustas ikkagi oma tegevust Jeruusalemmas ja püha vaim langes Jeruusalemmas ja ütleme, et see on see koht, kus ta tuleb tagasi. Nii et ka vaimulikus mõttes nagu ennast nagu linkida võiks olla nagu Jeruusalemm see koht, mille poole nagu rohkem vaadata ja ütleme nagu hakata ennast ka nagu samastama natuke sellega, sest võib tekkida selline situatsioon et ütleme kuna juudide identiteet on väga tugev, siis ja nende see taust on olnud väga tugev ja väga eraldav just ennast nagu kristlastest, kuna nende jaoks on kristlased ikkagi sellised hereetikud või ütleme, et nemad on nagu, kes läksid nagu, ütleme, vasakule. Ja vasakule läksid ja muidugi on neid survestanud, aga selline, ütleme, et ma kogen sellist nagu taastamist hetkel, et see taasühendamine on käimas ja mõlemalt poolt. See on vaikne ja väga vaevarikas nagu tegevus või ütleme ka inimestele nagu seda vastu võtta kuidagi. Aga see on toimumas ja ma kogen seda, et see nii-öelda need kahe suure, nii-öelda, ma ei tea, kuidas nimetatakse, laeva või paala või mille iganes see lähenemine nagu toimub. Vaikselt, aga kindlalt.
Iisrael on olnud juba paar aastat sõjas, nagu aktiivses sõjas, et tegelikult neid lahingud on ju ääres kogu aeg toimunud ja kindlasti rünnakuid on palju olnud ja on palju ära hoitud, aga ütleme, selline aktiivne sõda on vähemalt 7. oktoobrist toimunud. Kuidas sa kirjeldad üldse nagu, või kuidas sa tajud oma vaimus seda praegust olukorda, just kas selle näol, mida sa just nagu kirjeldasid, et kuidas Jumal on nagu pehmendamas Iisraeli südant ja samas need sõjad on ju toimumas, eks ju, et kuidas sa nagu, kas sa näed nende kahe asja vahel mingit seost ja kuidagi ühesõnaga, kuidas sa tajud nagu vaimus seda praegust olukorda, on mu küsimus. No kindlasti on sellel seos nendel kahel asjal, et ühelt poolt ei tahaks, et see nii oleks, eks ju, et inimesed läbi kannatuste peavad hakkama oma südant pehmendama või tähendab, et inimeste südant tuleb pehmendada kuidagi niimoodi jõuga. Aga see kahjuks niimoodi on, et selline nii-öelda valmisolek või ütleme sõjaks valmisolek, mis meil siin on olnud ja selline lein, sest et on väga palju hukkunuid, üle 1000 sõduri pluss ütleme tsiviilelanikud pluss ütleme haavatud, et selline ütleme ka selline nagu ütleme räsitus või ütleme, me oleme nagu nii väsinud sellest sõjast, tegelikult sellest kogu aeg, et sa pead kuskile jooksma, sa pead arvestama oma aega, kas sa saad selle muna ütleme lõpuni keeta või sa ei saa, eks ju, sest et kui tuleb mingi häire või mingi pomm lendab su poole, eks ju, siis sa pead selle kõik lõpetama, keerad kõik kinni, tormad sinna nii-öelda varjendisse ja istud seal, kuni see nii-öelda häire on läbi. Ja see kuskile kukub, eks ju, keegi saab viga või ei saa, tähendab on purustused, majad on puruks, eks ju, elud on selles mõttes pandud stopi peale. Meil on siin, ütleme, et alates sellest sõjast on nagu eriliselt veel nagu, ütleme, et see on nagu röövitud aeg. See on nagu, meil on nagu, elud on nagu stopi peal. Selles mõttes, et sa kogu aeg elad nagu mingisuguses selles, nagu kaheses universumis või et sa tegelikult ei tea, kas see nüüd, kas su järgmine päev on selline, nagu sa mõtlesid või sa ei ole, eks ju. Inimesed tulevad väljaspoolt ja nad ei saa päris täpselt aru, et kuidas te nagu elate niimoodi, et see, mis ma planeerin, et ega see ei ole pruugi see olla see, mis juhtub. Vaid sa nagu kogu aeg, sa mõtled asju ja proovid teha ja siis nii-öelda see, et kui see juhtub, siis on hästi, aga võib ka olla nii, et ei juhtu. Ja et hoopis asjad lähevad hoopis teisiti, et pead olema kogu aeg valmis, aga see on õudselt koormav nagu inimese hingele, et see on nagu emotsionaalselt, et see midagi ei saa normaalselt planeerida ega ja ei sündmusi ega ka mingeid üritusi ega ka oma elu, eks ju, et ma mõtlen, et ma teen seda või ja eriti kohalikel, eks ju, et sa mõtled, et sa lähed kooli või lähed kuskile tööle, aga võib sa oled homme, oled sa kutsutud juba reservi, eks ju, reservteenistusse ja see ei ole ei koolist ega tööst ega midagi, sest et ma saan aru, et ega siin ütleme seal sõjas keegi olla ei taha nii-öelda aktiivses teenistuses, kas siis nii-öelda eesliinil või siis tagala teenistuses või selles mõttes, et neil oleks muud teha. Siin on nii palju annet. Inimesed on niivõrd andekad, eks ju, sõdurid tulevad, saavad kuskil kokku, kuskil leidub mingi klaver või mingi pill, alati leidub keegi, kes seda oskab mängida või mitu, eks ju, ja kõik laulavad, kõik mängivad, eks ju. Siis on, ütleme, kes teevad teadust ja erinevaid, nii-öelda loovad asju, eks ju, loovad seadmeid, mõtlevad välja tehnoloogiaid või kuidas midagi teha või arendada ja aretada. Nii-öelda, et selles mõttes, ja nüüd on nad selles mõttes pandud situatsiooni, et nad ei tea, kas nad tulevad õhtul oma baasi või koju või kuskile. Et selles mõttes see on väga selline, ütleme, traumeeriv situatsioon inimese hingele ja ütleme, kodudele, peredele, kõigile, sest see mõjutab ju kõiki. Et põhjast on näiteks seal Liibanoni piiri ääres, ega nad ei ela seal ju, need ei saa oma kodudes elada, sest et nad saavad seal nii-öelda, nad on seal nagu on ja off, eks ju, tulevad ja lähevad, eks ju, jälle mingi jama, jälle pead lahkuma, mingid pommid lõhkevad sul aias, eks ju, et täna oli seal su peenar, eks ju, homme on seal mingi pommi auk, eks ju, aknad kõik puruks segi elutoas, ütleme, ainult sa
säilitad või noh, nagu taastad tegelikult seda, mis on nagu hävitatud ja siis öeldakse, et jaa, et aga miks, noh, et miks Iisrael siis nagu sõdib üldse, noh, et võtku rahulikult. No jaa, aga kui ümberringi valmistutakse kogu aeg Iisraelit ründama juba aastaid, alates Iraan on ilmselt juba varem, aga ütleme 79. aastast juba, noh, ütleme valmistanud neid armeesid seal Liibanonis ja siis seda toetanud nii-öelda Hamasi Gazas ja huttisid ja kõiki, keda ta nagu toetab, et noh, tegelikult seda hävingut korraldada. Ja ma arvan, et seda tuleb nagu vaadata, et kus see nagu, mis see idee seal taga on, et see on islamistlik idee, mille idee üks osa on nii-öelda Iisraeli hävitamine ja sellesse tuleb suhtuda vägagi nii-öelda, kuidas ma ütlen, nagu tähelepanuga, et mitte sellest nagu mööda minna, et ei, see ei olegi nagu midagi või et huvitaval kombel paavst on kuidagi võtnud selle toetava siis nagu mõtte välja öelnud nagu islami suhtes, et ei, see on ikka rahumeelne religioon või. Ei, see ei ole rahumeelne religioon. Selles mõttes, et see on väga sõjaline religioon oma algusest ja selles mõttes, et seda tuleb nagu vaadata ja olla väga tähelepanelik selle suhtes, mida nad teevad ja kuidas nad teevad, sest noh, ütleme, nagu Jeesus ütles, et viljad näitavad, eks ju, et viljad, mis on taga, need näitavad, eks ju, on häving, nii-öelda surmad, vägistamised, tapmised, eks ju, piinamised, et see näitab, mis on tegelikkuses. Et jutt on üks, aga teod on teised. Ja absoluutselt ja ilmselt kuidagi ütleme Eesti ühiskonnal on ja inimesel, ilmselt üldse lääne inimesel seda on väga raske nagu alla neelata, et tõenäoliselt ongi, noh, see on esiteks need nii-öelda propaganda, et mis selle peal on ja kuidagi see on nagu vaimne sõda kindlasti ka, aga ka see tegelikult, et noh, lääne inimesel on ikkagi mugav olnud, eks, et ei ole nagu see, et noh, mis sest, et keegi ütleb, et ma tahan su ära tappa, aga see ei ole nagu reaalsus nagu siinsete inimeste jaoks, nad nagu ei mõista, et see võikski päriselt nagu teoks saada, et ma lihtsalt nii-öelda rõhutan või kuidagi toon välja, et see on nii oluline, mida sa räägid selle kohta, et tõesti meil oleks seda valvsust ja mõistmist selle osas, mis meie ümber toimub. Ants, kas sul on midagi veel südames, mida sa tahaksid Eesti vaatajatele öelda just praegu selles olukorras, kus teie täna olete, mida sa enda ümber näed, mida me peaksime veel kuulma või teadma? No võib-olla selle ütleks veel ära, et vaata, sa küsisid selle propagandasõja kohta või et on üks asi, ütleme, et kui kuulata meediat, siis ütleme, et noh, me kuuleme informatsiooni, aga kõik ei ole meile oluline. Selles mõttes, et see ei ole meile vajalik, eks ju. Me kuuleme, jah, midagi juhtus kuskil, aga me põhimõtteliselt me ei saa sellega mitte midagi peale hakata, me ei saa minna kedagi abistama, me ei saa mitte midagi teha sellega, eks ju. Ütleme, usklikude inimesena keegi võib-olla saab palvetada, aga selles mõttes, et nüüd läheks appi või midagi, noh, see ei ole. Informatsioon on oluline eriti siis, eks ju, kui keegi saab midagi otsustada, eks ju, et kas me noh, oleme nagu positiivsed selle riigi suhtes või mitte. Aga tavainimesel on nagu see, et ma olen nagu teadlik nagu päris asjadest. See on nagu võib-olla põhiline. Aga see, et kui sa saad teada mingitest päris asjadest, seda sa saad ka juba väga väikeste nagu infokildudena, kui sa oskad neid kokku panna. Aga üks asi, mis on, et teatud meediakanalid, noh, näiteks nagu Al Jazeera või ütleme teatud kanalid, nad edastavad informatsiooni, aga mingil imelikul moel nad oskavad või kuidagi sinna sisse niimoodi pakkida selle mõrupilli või sellise nagu sellise, ütleme, negatiivse suhtumise hoiaku või võiks öelda nagu vaimu või midagi, et põhimõtteliselt, kui sa sealt nagu infot kogu aeg nagu saad, siis põhimõtteliselt see tekitab selle, et sa hakkad see info hakkab nagu tegema midagi sinuga ja see paneb sind põhimõtteliselt, mis puudutab nagu Iisraeli, see paneb sind nagu Iisraeli vihkama.
Ja miks? Sellepärast, et sa kuuled, et jaa, et nad ei see asi juhtus nii ja nii, aga vaat Iisrael tegi seda või teist või kolmandat või seda väänatakse nagu nõksakene nagu niimoodi, et seal on see nagu see viha või ütleme, Eestis on siukene see vihakõne värk on päevakorras, aga et see on nagu seal sees. Aga see on kuidagi hästi vaikselt ja siis sa kuuled ühe uudise ja siis jälle see Iisrael, sa kuuled teise uudise, jälle see Iisrael ja kuuled kolmanda uudise, jälle nemad, eks ju. Ja siis aga kui sa nagu ei uuri seda asja niimoodi lõpuni ega pane endale paika, näiteks kas või see Gaza teema, eks ju. Et Gaza, ega siis Gaza inimesed ei sõdi nii-öelda Iisraeliga või nii-öelda siis iga elanik, kuigi nad on saanud kõvasti propagandat ja neid on nagu veendud, et Iisrael on paha ja kõik nende pahad asjad, mis neil on elus sündinud, on Iisraeli poolt neile tekitatud. Aga see, et tegelikult on seal mingisugune teine organisatsioon, eks ju, kelle eesmärk on Iisraeli hävitamine, kes on nagu nimetab ennast Hamasiks või võitlevaks džihaadiks või kuidas neid seal nimetatakse, ilmselt neil on seal mitmeid, kes põhimõtteliselt kasutavad kõiki võimalusi, et oma eesmärki saavutada. Neil pole oluline, kas keegi üks nende omadest või nii-öelda kaasalastest sureb või elab või kuidas see kõik käib. Selles mõttes, et need proovivad oma eesmärki saavutada, nagu ütleks niimoodi, enamus kõigi vahenditega ja selle juures veel nagu head välja näha, et see välismaailm neid ikka toetaks kõvasti igasuguste vahenditega ja siis nad nutavad seal ja tehakse sihukest nagu propaganda või ütleme tõesti nagu teleshow'd, eks ju, ja pildi lavastatakse fotosid ja igasuguseid asju. Et nagu oma seda kujundit nagu säilitada, sest et sellel on väga kõva mõju. Ja nüüd, kui inimene seda vaatab, eks ju, ja tegelikult aru ei saa, kuidas see, mis see nagu tegelik situatsioon seal taga on, siis jääbki tal selline mulje, et näed, Iisrael paha on ja miks neil nende kaasalaste vastu kogu aeg on, miks nad neid pommitavad ja miks nad, aga Iisrael ei pommita neid kaasalasi, nad on nii osavad, nad lasevad isegi, ütleks niimoodi, et nagu riiuli või korruse lasevad vahelt välja, kus on nagu mingi Hamasi peakorter või ütleme mitte peakorter, aga ütleme mingisugune selline salakorter siis ütleme ja terve ülejäänud maja jääb põhimõtteliselt isegi nagu püsti. Et selles mõttes on see, et Iisrael püüab leida seda, ütleme, nõela sealt heinakuhjast ja saada see kätte, eks ju, kes nagu on reaalne vaenlane, et nad on üliosavad selles. Aga ikkagi juhtub, eks ju, et ka inimesed kõrval saavad viga ja siis vaat seda siis nüüd nii-öelda näidatakse kõigile, et vaata, Iisrael jälle tegi seda või teist. Ja loomulikult, kui sa kogu aeg sellist asja kuuled ja tegelikult ei süvene, siis põhimõtteliselt on see, mis mulje jääb ja vaat seda tasuks vältida. See oli nüüd selle pika tiraadi nagu see mõte, et sellist asja tasuks nagu vältida ja tasuks, ütleme, et kui teema huvitab, siis tasuks mõelda, et okei, et kes on kes kellega koos käib, eks ju, ja kes mis asja ajab ja miks. Et vaat siis hakkab nagu see asi nagu lahti argnema paremini. Ja see on väga oluline point, mis sa oled välja toonud ja ma mõtlengi, et ilmselt on palju inimesi, kes nii-öelda ongi, mõtlevad, et okei, see ei ole minu teema, on ju mingi info kuskilt natukene tuleb sisse, eks ju, aga nad ei adu seda asja, mida sa sisuliselt ütled, et ei ole olemas nii-öelda lihtsalt infot. Ei ole olemas puhast infot tegelikult, mis ongi, et siin käib nagu tegelikult ju mingi mäng selle infoga ja keegi kajastab midagi mingile eesmärgile, see on, sa ei saagi nii-öelda, sa ei pääse sellest, et kõik ei ole kutsutud analüütikuteks või kõik ei ole kutsutud Iisraelis elama, eks ju, aga vähemalt see põhiarusaamine, eks ju, et mis siin tegelikult toimub, on ülioluline. No, mis puutub ka sellesse arusaamisesse ja sellesse nagu infoga nagu elamisse, see aitab võib-olla selles mõttes kaasa, aitab nagu ütleme nagu usuliselt kaasa sellises variandis, et kui ma näiteks mõtlen niimoodi, et ütleme, ma usun sellesse kuningasse, kes on Iisraeli kuningas, aga tema rahvas teeb kogu aeg mingisugust paha, eks ju. Siis mul tekib väike siuke kahtlus, et kuidas see värk seal ikka nagu kõik on, eks ju, et kas ma ikka olen nagu õiges suunas teel, eks ju. Aga kui sa paned selle teistpidi ja mõistad selle ära, et see nii-öelda Iisraeli või juutide kuningas üritab neid päästa
jätkuvalt üle kogu maailma tuua omale maale, sest vähemalt siin riigis on neid võimalik kaitsta, ütleme, et sul on vähemalt mingisugused piirid ja vähemalt mingisugune situatsioon, mille sa suudad hoida, ütleme sellise sõjalise jõuga. Ja ma saan aru, et kirjade järgi ka see muutub sellel hetkel niivõrd nagu haavatavaks või rünnatavaks, et isand ise peab tulema appi, et nad peavad hüüdma appi teda ja see hetk ilmselt tuleb mingil hetkel. Ma loodan, et võib-olla et see veel ei ole, aga et see situatsioon on, aga see on see koht, kus üks juut on kaitstud või rohkem kaitstud kui kusagil mujal. Sest et siin on ikkagi kaitsejõud, siin on ikkagi, ütleme, mingisugune kontroll, siin on su community nii-öelda ja see on ütleme nagu siis situatsiooni poolest parem koht ühel juudil olla, kui olla kuskil mujal, kus see nii-öelda see olukord võib muutuda väga kiiresti, väga ebastabiilseks ja võiks öelda väga kurjaks nende jaoks. Ants, meil on nüüd saateaeg otsas. Kahjuks, aga ma tahan sind südamest tänada, et sa selle asja minuga ette võtsid ja tõesti jagasid oma südant, oma mõtteid. Aitäh sulle ja aitäh, kallid vaatajad, et olete meiega püsinud. Ma usun, et see on üks suur õnnistus, mis sellest ajast on välja tulnud ja kohtumiseni teiega juba järgmistes saadetes.